Head kuulajad, head kaasamõtlejad. Mul on rõõm, et te olete otsustanud tulla täna õhtul just siia Paide keskele kokku ja et ma saan teiega jagada, mis mul on südamel. Täna on siin Paide keskväljakul soe ja sulnisilm ja õhus on suur kevad või peaaegu et isegi juba suvi. Enda ümber ringi vaadates ei tule nagu pähegi, et terves maailmas on loodus kriisis. Üle maailma võtab inimene maha terveid metsi, kuivendab maid ühes kohas ja niisutab teises, kaevab ja põletab. Meie tegevusest on mõjutatud kogu maa, atmosfäär, meri ja paljud elusolendid ning meie ise ka. Teadlased üle maailma on rohkem kui pool sajandit löönud häirekella ning rääkinud, et inimeste põhjustatud kliima- ja keskkonnamuutused ohustavad inimkonda. Et me peame muutma enda käitumist, et hoida ära suuri keskkonnakriise. Natuke on seda ka erinevatel tasanditel tähele pandud. Veidi on ajakirjanduses räägitud ja on käima tõmmatud mõni väga tänuväärne algatus. On korraldatud suurejoonelisi konverentse ja sõlmitud palju lubavaid leppeid. Isegi nendes tosinas kõnes, mis on juba siit Paide keskväljakult räägitud, on keskkond olnud väga olulisel kohal. Aga midagi on ikkagi väga valesti, sest inimkond ei ole suutnud piirata seda, kui palju energiat me kasutame või kui palju ressursse tarbime. Hoolimata sellest, et meie praegune hävitustegevus looduses ohustab otseselt inimkonna püsivust, jätkame me sellega ikka. Miks me seda teeme? Esimene murekoht on see, et me ei mõista ühiskonnana, et loodus on meie olemise alus. Meile tundub, et loodus on mõni valikuline lisand, millega me võime arvestada, kui see on meile mugav, aga mida me võime eirata, kui me saame niiviisi õhtul kergema südamega magama jääda. Aga mulla elustik ja tolmeldajad on need, kes võimaldavad meil kasvatada toitu. Tormidest ja kuumusest sõltub, kas meil on elektrit või kui pikad on järjekorrad haigla EMO-s. Hasso Krullil on õigus, kui ta ütleb, et loodus on meie olemise ainus vältimatu tingimus. Kui loodus ei toimi nii, nagu me oleme sellega harjunud viimase 2000 aasta jooksul, siis ei toimi ka ühiskond. Teine mure, miks me pole suutnud lõpetada keskkonna laastamist, on see, et me ei usu ikka veel, et me üldse mõjutaks keskkonda kuigi palju. Me mõtleme endast ja loodusest ikka veel pigem nii, nagu mõtles sellest Andres Tões ja õiguses. Et loodus on lõpmatu ja kõikvõimas ning et inimene on lõputus võitluses loodusega, kus loodus jääb alati peale. Aga Tõe ja õiguse esimesest osast möödunud aja jooksul on inimese ja looduse vahekord paljugi muutunud. Me oleme võtnud kasutusele sisepõlemismootori, nafta ja elektri. Nüüdseks on inimeste valmistatud materjalide mass terve maa peal kokku sama suur kui kõigi elusolendite mass. Nüüd me peame endale aru andma, et meil on väga suur jõud kujundada ümber loodust. Aga loodust on meil endiselt vaja täpselt niisama palju, nagu oli seda vaja Mäe Andresel. Sellest pole meil pääsu. Iga meie tegu mõjutab loodust. Iga autosõit, iga uus riideese. See võib tunduda harjumatu liialdusena, et kas tõesti on vaja kooli või maanteed ehitades valida keskkonnahoidlikumad materjalid, kui need ei ole ka kõige soodsamad. Või kas ma päriselt peaksin mõtlema loodusele, kui ma valin poest toitu või sean puhkuseplaane. Aga kui järele mõelda, siis me ju tegelikult saame aru, et kõik inimesed veedavad terve enda elu looduses. Meil ei ole varuks ühtegi teist planeeti, kui me selle planeedi looduse segi pöörame.
meil on vaja võtta vastutus hoida loodust. Mu vanavanemad on minult palunud, et mina ja teised noored annaksime aega harjuda selle mõttega, et kliimakriisi ja teiste suurte keskkonnaprobleemidega on vaja tegeleda. Ma annaksin meeleldi, kui ma saaksin, aga selle aja on inimkond ära raisanud. Nagu ma enne ütlesin, siis teadlased on rääkinud aastakümneid, et me peame vähendama fossiilsete kütuste põletamist, peame hoidma alles elupaiku ja liigirikkust, kuid neid pole kuulda võetud. Praeguseks me oleme jõudnud olukorda, kus inimtegevuse tõttu on väljasuremisohus iga 8. liik maa peal. Ning selleks, et natukenegi turvaline kliima tagada, peame me 8 aastaga vähendama ülemaailmset süsinikuheidet vähemalt poole võrra. Mitu põlvkonda me kavatseme veel oodata, lootuses, et järgmise põlve jaoks tuleb muutus lihtsalt ja iseenesest. Mul polnud kunagi kavatsus saada keskkonnaaktivistiks. Ma lihtsalt tahan elada maailmas, kus inimestel on toitu ja joogivett, kus merevesi ei tule tuppa ja kus tormid on etteaimatavad. Aga inimeste tekitatud kliimamuutused, liikide ja elurikkuse kadu on pannud selle maailma ohtu. Me oleme hetkes, kus praeguste keskkonnakriiside leevendamiseks ja inimkonna turvalisuse tagamiseks on vaja tegutseda kiiresti. Iga päev, mille me viivitades mööda laseme, tähendab mõne liigi väljasuremist. Ja see liik ei tule enam kunagi maa peale tagasi. Iga päev, mil me venitame, tähendab veel rohkem kliimasoojenemist, mida ei saa tagasi pöörata. Iga päev, mil me aega viidame, viib meid lähemale murdepunktidele, mille järel väljuvad keskkonnamuutused täielikult inimeste kontrolli alt. Ja kõige selle juures tundub meile, et me saame ikka veel lubada endale viivitamist. Meile tundub, et piisab, kui seame suurejoonelisi eesmärke aastaks 2030 või aastaks 2050 ja järgmisel aastal tegutseme veel niisamuti nagu eelmisel. Selleks ei ole meil aega. Keskkonnakriise ei huvita see, milliseid ilusaid leppeid me sõlmime, kuigi need võivad meid viia sinnapoole, kuhu vaja jõuda. Loeb see, kuidas me elame sel, järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Me peame praegu tõmbama ennast koomale. Siis meil on, mida 10 või 20 aasta pärast alles hoida. Kusjuures probleem ei ole üldse selles, et kõik maailma inimesed elaksid üle maavõimete. Kõige jõukamad 10% inimestest paiskavad atmosfääri sama palju kasvuhoonegaase kui 50%, vaesem 50% ühiskonnast. Nii et vähendades seda, kui palju ühiskond kokku ressursse kasutab, peab see toimuma õiglaselt. Vahel kõlab keskkonnahoidlikust eluviisist rääkides hirmujutt, et inimesed peaksid justkui tagasi koopasse minema. Aga kui me nimetame tuleviku kodu koopaks, siis see on koobas, kus on olemas keskküte, internet ja 50 liitrit puhast vett inimese kohta päevas. Igaüks ei saa igal aastal minna lennureisile, sest seda ei kannata maa atmosfäär välja. Aga hästi saab elada küll. Praegu peavad rikkad inimesed enda keskkonnajalaelge kõige rohkem vähendama, et võimaldada puuduses elavatele inimestele piisavalt toitu ja riideid. Ilmselgelt tähendab see, et ühiskonda tuleb oluliselt muuta. Keskkonnakriise kestlikult leevendades tuleb ka sotsiaalset ebavõrdsust vähendada. Keskkonnaõiglus ja sotsiaalne õiglus käivad käsikäes. Ning kumbagi neist ei ole võimalik saavutada ainult kosmeetiliste muudatustega. See mõte, et keskkonnaprobleemide leevendamiseks tuleb lähiaastatel ühiskonda oluliselt ümber kujundada, võib tunduda täiesti hullumeelne, liiga hirmus. Et kas kuidagi vähem aga ei saa. Näiteks nii, et
võtame endiselt maa seest välja põlevkivi ja naftat, põletame seda mootorites, aga siis püüame kasvuhoonegaasid kuskil korstna otsas kinni ja peidame ära. Aga just see on hirmus ja hullumeelsus. See on hullumeelne ja hirmus, et me oleme valmis panema terve inimühiskonna püsimise lootuse mõnele väga kallile tulevikutehnoloogiale, mis ei pruugi kunagi valmis saada. See on hullumeelne ja hirmus, et me usume, et me saame ühiskonnana edukalt hakkama, kui meie ümber lagunevad ökosüsteemid ja kuumeneb kliima. See on hullumeelne ja hirmus, et me riskime paljude inimeste oleviku ja tänaste noorte tulevikuga, kui tegelikult saaksime juba praegu keskkonnakriise leevendada. Sest kõige suurem lahendus on juba olemas. Enamik meist saab vähem tarbida. Lisaks saame ühiskonnana päriselt lõpetada fossiilkütuste rahastamise ja võtta kasutusele taastuvenergia. Saame jätta kurnamata mõne põllu. Seda kõike saab teha nüüd ja praegu. Ning seda on vaja teha nüüd ja praegu. Iga inimese panus loeb, aga see pole ka ainult üksikisikute vastutus. Meil on vaja luua selline ühiskond, kus keskkonnahoidlikult elamine on kõige lihtsam variant. Kus näiteks rattaga sõitmine ei tähenda eluohtlikku trikitamist autode vahel, vaid rahulikku kulgemist. Või kus mahetoitu on poes kõige rohkem ja see pole teistest kallim. Palun mõelge keskkonnale ka sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel, sest see on üks oluline koht, kus saab vajalikke muutuseid ellu kutsuda. Eestis me peame end loodushoidlikuks rahvaks, aga elame nii, nagu meil oleks veel varuks kuskil 3 maad. Meil on vaja hakata elama nii, et mahuksime looduse piiresse ära. Milline see Eesti võiks olla? Päriselt maheriik. Kohalike ja sidusate kogukondadega riik. Riik, kus ei põletata põlevkivi, bensiini ega diiselkütust. Riik, kus saadakse aru, et ilma hästi toimiva looduseta ei saa kesta. Loome sellise Eesti, kus saaksid hästi hakkama nii inimesed kui ka teised elusolendid. Elame nõnda, et kui kogu maailm elaks nii nagu meie, siis kannataks loodus inimesed välja. Igaühe panus loeb, igaüht on vaja. Kaalul on kogu inimühiskonna püsivus. Tänan kaasa mõtlemast.